sina kui endine Eesti koondislane, mida sa ütled nendele noortele, kes praegu Tammekas mängivad, kes tulevad vilistusturniirile edaspidi aastate pärast, mida sa paned neile südamele, mida sa soovitad? No kui keegi ikka tahab jalgpalluriks saada, siis tuleb väga kõvasti vaeva näha ja hetkel näiteks kõige parem soovitus, et lugege Mart Poomi raamatut, siis saate aru, mis tähendab raske töö. Tehke sporti ja hoidke Tammekat üleval. Ma tean seda hästi, mul oma poiss mängib ka Tammekas juba, nii et väga äge. Jah, põlvkondade vaheline side. Millist nõu ma annan? Ma arvan, et nautige jalgpalli mängimist ja proovige seda teha võimalikult professionaalselt, nii kuidas te suudate, aga põhiline on, et nautige seda tegevust. Mart Poomi raamat on sul juba läbi loetud? Ei ole veel, kahjuks veel ei ole. Aga jõuludeks saad? Ma arvan, et saan. Kui mõtleme nüüd nendele noortele, kes tulevikus Eesti koondisesse võivad jõuda, noortele tammeklastele, mis on sinu selline sõnum või mida sa noortele südamele paned? Et asja tuleb ikkagi südamega teha ja mitte luuserdada ja kindlasti mitte pöörduda pidude ja alkoholi poole kindlasti. Põhiline ikkagi minu siit ees, et ainult treenida ja... Ma kõigepealt tahaks loota ja uskuda, et Tammeka ajalugu kestab veel vähemalt 25 ja sealt edasigi rohkem aastat. Et sellist jalgpalliklubi, sellise ajalooga Eestis teist nii lihtsalt ei leiagi, kui üldse leiab. Aga kõikidele indu ja tahtmist, et lugege uut äsja ilmunud Mart Poomi raamatut ja sealt saate kõik selle, mis on vaja. Palju tööd ja jõudu. Sporti tuleb võtta tervise nimel ja kui on võimalus, siis tuleb võtta seda töö nimel. Et tulebki võib-olla anda aru, kas minna lõpuni välja või leida uus elutöö, aga spordiga tuleb jätkata nii või naa. Et kui keegi ütleb, et tema loobub jalgpallist ja spordist, siis see on võib-olla vale käitumisviis, vale mõtlemisviis. Et kõige parem soovitus on, et sportlane peab olema tark. Et sul ei ole võimalik olla väljakul nii-öelda rumal. Et jalgpallis on eriti oluline ongi tarkust, kuidas sa suudad vastast üle mängida. Ja kui sul on piisavalt tarkust, piisavalt jõudu juures, mida sa treeninguga, siis ma ei näe isegi varianti, miks ei võiks Tammeka esikolmes lähi 5 aasta jooksul olla. Mis nõu sa neile annad jalgpalluriks olemise kohta ja trenni tegemise ja võistlustöö kohta? Ärge rapsige, see ei ole male. Ei ole tähtis ainult väljaku peal hästi käituda. Väga tähtis on ka väljaku väliselt hästi käituda. Et muud moodi ei ole võimalik tippu jõuda. Et ainult väljakul pannakse mängu sees paika, aga töö tehakse väljaku väljas ära. Et kui sa oled valmis selleks, mis väljakul toimub, siis tuleb ka tulemus. Siin soovitus on lihtne, et tuleb nagu mõistlik suhtumine ja terves kehas terve vaim, et see ongi see, et siin on see, et sellest osas, kes siin on, et kõik me ei ole jalgpalluriks saanud, aga ütleme, sellest osas tuleb nagu õige suhtumine elus ja see viibki elus edasi. Et see on nagu edu võtina, et tuleb sporti teha, jalgpalli eriti mängida. Jõudu ja jaksu ja pange edasi, omast kogemust näida. Saan öelda, et kes natuke tööd viitsib teha, seega jõuab natuke. Tartu mõistes kindlasti ja miks ka mitte Eesti mõistes. Okei, jõudu! Janno Hermanson, sina olid võitluskaaslane. Olen ammu andnud intervjuud, saad hakkama. Ma väga võbisen, ammu olen andnud. Vanasti võitis tema mind, nüüd võitin mina teda. Palju juurde.